kõik imelised, kes te vaatate meid otse ja kes te kuulate, vaatate meid ka järgi. Imelist esmaspäeva pärast lõunat ja tere tulemast vestlussaatesse Tunne inspiraatorit, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igalühel on oma lugu rääkida ja kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende tegemised just nende inimesteni jõuaksid. Ja see ongi Tunne inspiraatorit vestlussaare eesmärk teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Meie tänane külaline on 20-aastase kogemusega finants- ja dokumentsüsteemide looja ja finantsistist praktik, kelle kireks on keskkonnaga seotud projektid nii tekstiili kui suitsugaaside puhastamise valdkonnas. Ta kirjutab äriplaanid edukaks projektiks EIS-ile ehk siis Ettevõtlus- ja Innovatsiooni Sihtasutusele ning aitab anda olemasolevale tekstiilile pikema elu. Ta on ettevõtja ja 4 lapse ema, kes armastab loodust, kvaliteetaega lähedastega ning täita väljakutsuvaid ülesandeid. Mis on toonud meie tänase külalise tema praeguste tegevuste ning huvide juurde ja milline on olnud tema elu keerdkäikude rada, mis on aidanud tal saada selleks, kes ta täna on? Nendele ja paljudele teistelegi põnevatele küsimustele täna vastuseid otsimegi. Tere tulemast saatesse keskkonnateadlik tekstiilväärindaja, projektijuht ja äriplaanide mentor Kristel Pahel. Tere. Tere, Kristel. See tere oli Tere, Armin. nii tagasihoidlik, et ma küsin kohe, et kuidas sa ennast tunned? Hästi tunnen ennast. Siis on super. Palju sa üldse oled olnud niimoodi eetris või laivides või kuskil enda tegemisi jaganud? Ma ei ole neid väga palju teinud, et pigem on sellistes arengutiimides ja sellistes turvalises keskkonnas. Mm. Kui sa praegu lihtsalt sihuke mõte, kui sa teaksid lihtsalt praegu, et meid vaatab näiteks 1000 vaatajat, kuidas ennast tunneksid siis? Ma ei tea, ma arvan, et kuna ma ei näe neid kõiki, siis ma ei Just. tea, ma tunnen ikkagist hästi ennast. Et oma teemaga seoses kõik on ju hästi. Ja see on nii huvitav, et ongi laivide suhtes millegipärast, eriti kui siin ütleme live-vestlus kellegagi, mis siis kantakse üle, et selle koha pealt on nii huvitav, et sa ju tegelikult ei näe üldse, et keegi teine vaatab. Sa oledki ju teise inimesega lihtsalt eetris, aga nii kui öeldakse, et laivis on, siis paljudel on kohe, oh, issand, appi, appi. Aga kui sa oleksid publik või kus sa näed nagu päriselt inimesi on ju, ja näed võib-olla kellelegi mingi asi sulle keegi teeb mingit natuke, võib-olla oma asja täitsa omas mullis on ju üldse sinuga ei ole seotud, aga teeb mingit kurja nägu või kuidagi on seal ja siis on ka appi, mis ta nüüd mõtleb, on ju, ja nii edasi. Aga see selleks. Mis motiveeris sind täna siia tulema üldse? Oma Nüüd kadus täitsa ära kuskile. nendest tegevusest enam rääkima nendest, et paljud ei tea nendest tegevustest, ette jälle ära. Kadusin ära, Jaa, katkes ära on korraks kuulda. täitsa. Nii, nüüd ma kuulen. Kas nüüd on kuulda? Ja praegu ma kuulen. Okei. Aga pilt hangus täitsa ära. Et teistele, kuidas ma, okei. Ma kahjuks ma enda pilti näen ilusti. Aga ma võtan äkki pildi ära või? Läbi interneti ei võta nagu selles suhtes, sina näed nagu sellisel kujul, enne kui ta internetti läheb. Meie näeme nagu läbi interneti kogu seda asja. Okei. Nii, nüüd on praegu parem Siis meil natukene. on okei. Et soovin teiste ettevõtjateni jõuda ja siis oma teenuseid tutvustada. Okei, lahe. No eks me vaatame siis, mis me siit täna luua saame ja mis meid ees ootamas on. Aga ennem kui me sinu teenuste juurde üldse lähme, siis tahakski veel sinust endast natuke rääkida, et see ongi selle Tunne inspiraatorid vestlussaare eesmärk. Saada teada, kes on see
inimene selle toote ja teenuse taga. Et mis on tema elulugu, kust ta on tulnud, kuidas ta mõtleb, mis on tema väärtused võib-olla ja nii edasi. Et ma lähekski siit siis sinu minevikku natukene. Et ma eeldan, et sa tegeled ka enesearenguga mingil määral, on nii? jah, On nii. Ehk siis see enesearengu teekond paljudel et saab see niimoodi, eneseareng on olnud minu, meil on vist ajaliselt ka väga suur nihe siia tekkinud, tundub. ma teeks ühe huvitava katsetuse sinuga praegu. nii, Ma loen 3-ni ja kui ma ütlen 1, 2, 3, siis tõsta kohe peale seda, nii kui sa kuuled 3, tõsta käsi üles. Ükskõik kumb käsi. Et ma hakkan lugema ja okei. 3 peal tõsta oma käsi üles. 1, 2, 3. Meil on kuskil 3-4 sekundine viide. Okei. Äkki ma saan telefoniga tulla sisse? Aitab Proovi see? vaata, äkki on parem Ma ja. vaatan. Okei, ma proovin korra, ma lähen korra välja. Ma nii kaua siis täidan seda auku siin vaatajatele, kuulajatele. Mm. Et tulen sellesama teema juurde tagasi, mis ma siin korraks rääkisin, see ärevus ja hirm, et kui on publik, et ma natuke lahkaks seda teemat ja ma tooks oma elust täitsa ühe huvitava näite isegi, kus, sest et ma hakkasin rääkima sellest, et me näeme kedagi käitumas kuidagimoodi ja siis me eeldame, et see käitumine meie suunas ja ta kuidagi vaatab meie poole või hindab meie mingit tegevust valesti. et on ju, ma olen seal lava peal, räägin ja kellelgi näiteks võib-olla käis just ennem telefonist, sai mingi uudise ja ta läks selle pärast, ütleme, tujust ära ja siis ma arvan, et nagu minu pärast oli. Ma käisin eelmine suvi ja just oligi, see oli nii äge, et see oli üle-eelmine suvi nüüd siis juba, oli siis ühe kursusega seotud, kus me rääkisimegi sotsiaalsest ärevusest ja sellest, mida teised nagu mõtlevad. ja ma käisin paljajalupoes ja siis üks vanem naisterahvas vaatas mind niisuguse huvitava pilguga, vaatas mulle otsa, vaatas mu jalgu ja siis mõtlesin, et nüüd tuleb sealt mingisugune kriitika. Ja siis noh, see oli minu eeldus, ma arvasin, et ta ütleb midagi halvasti mulle ja noh, sest et tema nägu oli selline ja siis see kommentaar, mis sealt tuli, oli hoopis see, et oleks mina nii julge, et käia paljajalu nagu poes, siis mul oli kohe nagu okei, et ma just rääkisin siis koolitusel sellest, et kuidas me eeldame mingite inimeste arvamusi vastavalt sellele, kuidas nad käituvad meiega. Et see elu andis mulle kohe sellise õppetunni selle koha pealt, et ära eelda, mida keegi sinust arvab, vaid oota see nagu ära või mis iganes seal on. Et näiteks ka see, et kui keegi julgeb olla teistsugune, siis minul tuleb täitsa naeratus näole kogu aeg ja inimene võib-olla vaatab, et ma naeran tema üle. aga tegelikult ei ole see. Et siis ärme eelda, et kõik, mis ümberringi toimub, et see on kohe meie suunal, meie pihta ja alati halvas mõttes. Et selline väike lugu siia teile. aga tere tulemast tagasi, Kristel. Pilt on kohe palju parem ja nüüd saame, vaatan, kas heli on ka olemas. Väga hea siis. vot näed, ehk siis lähme kohe siit täitsa selle mitte päris alguse juurde, aga võtame selle järgmise, et enesearengu teema on ju, et sa tegeled ka enesearenguga ja enesearengu puhul on see, et no mõnel hakkab see nagu päris juba, ütleme, lapsest kuidagi pihta mingil määral. osadel tuleb ta siis elu jooksul, kas siis etappiliselt ja mõnele annab nagu elu vastu pead siukse laksu. kuule, ärka üles nüüd, vaata, et siin on midagi enamat ka elus. et kuidas sinu enesearengu teekond alguse sai? Tegelikult see on kogu elu on tegelikult olnud, sest kui ma põhikoolis käisin, siis ma olin ka juba 3-4 huviringiga, kus ma käisin iganädalaselt põhimõtteliselt. Ja siis tegelikult, kui ma hakkasin nagu tööellu jõudsin, siis põhimõtteliselt siis ma käisingi koolis või tööl, et siis mul ei olnud aega nagu väga huvialadega tegeleda. Aga siis, kui lastega koju jäin, siis ma nagu hakkasin rohkem nagu enesearengule mõtlema ja üldse nagu see teema nagu muutus minu jaoks tähtsamaks, sest siis ma avastasin, aga mis ma siis teen, kui ma ei taha enam seda tööd teha, mis ma varem tegin. Ehk siis hakkasid küsimused tekkima, on ju? Ja siis mul jõudsingi nagu sinna, et noh, näiteks 2012 käisin Hiinas ja siis ma nägin seda
keskkonna tekitatud kahju, mis tööstused tekitavad. Ja seal oli mu see esimene pisk, et tõsiselt on nii, et ma Eestis üldse ei arvanud, et see nii hull on. Et siis ma nagu nägin seda reostunud vett ja taevast, millest ei olnud võimalik päikest läbi vaadata ja see oli ikka päris õudne. Ma olin küll Hiina suurimas linnas ka, aga ikkagist nagu panin päris mõtlema ja siis sealt edasi nagu tekkisidki mingisugused sellised pidepunktid, mis ma mõtlesin, et ma tahan veel teada selle kohta, et mis asi see on, miks see nii on, sest see oli täiesti teine valdkond, kui ma teadsin. okei, no lähme sinna, ma tahaks minna tagasi selle Hiina juurde, sest see on nii oluline mõista. Inimesed, just Euroopa inimesed üldse ei oska hinnata seda prügi, mis me tegelikult näiteks kas või toodame igapäevaselt, sest see läheb siit, enamus läheb siit lihtsalt minema. Ja lähebki kuskile Aasia maadesse, kuhu iganes, et ma tean, Austraalia üks mingisugune, kas oli 60 minutit selline saade, kus rääkiski sellest, kuidas Austraalia prügi oli kas Malaisiasse või kuskile lihtsalt viidud ja oligi prügimäed lihtsalt nagu ja see need kuurortkohad seal Aasias, need on puhtad, aga kui sa lähed tava kuskile kohta, siis see on täiesti ulme. Et räägi natukene sellest, et sa ütlesid, et see oli kõige suurem linn, on ju, aga kuidas üldine pilt seal, et kas sa käisid ka linnast väljas? Ja ma käisin linnast väljas ka, noh, see linn oli niimoodi, et ma ei ole puhtamat linna näinud põhimõtteliselt. Et seal oli niimoodi, et hommikul vara puhastati, see olid põhimõtteliselt hästi palju oli koristajad, nad puhastasid kõik tänavad, olid ideaalselt puhtad nagu need, kus turistid käisid, on ju. Aga siis, kui sattusid natuke sinna äärelinna, siis nägid, milline mustus seal tegelikult on ju, või õhtul, kui käisime näiteks seal suure jõe ääres on ju jalutamas, siis põhimõtteliselt see kõik prügi, mis näiteks need kauplejad seal tekitasid, kõik viskasid nad sinna siis jõkke ja kõik see tööstuse prügi ja siis see saaste, mis tuli mingi torustike kaudu, no nõnda niimoodi, ma ei tea, kas oli all või ei olnud, on ju. See kõik läks ka sinna jõkke, et noh, seal oli ikka ainult, noh, seal ei olnud enam ühtegi elusolendit, on ju, see oli väga-väga-väga kurb vaatepilt. Et noh, käisime seal ka veel sellistes nagu ühes tekstiilitööstuses ka, ühe ekskursiooni käigus, no seal me nägime ainult seda nagu ilusat pilti, on ju, aga ma arvan, ma olen päris palju näinud seda pilte läbi erinevate dokumentaalide. Ma käisin Viljandi Kultuuriakadeemias ühel koolitusprogrammil ja seal meil nagu näidati, see oli kohe koolitusprogrammi osa, et mis tegelikult on see kiirmoe, see keskkonna jalajälg siis. Et siis see pani nagu rohkem mõtlema, et mis üldse on see, et meie siin kasutame seda kiirmoodi, on ju, vahetama rõivaid igakuiselt näiteks, on ju, aga tegelikult see rõivas jõuab lõpuks tagasi arengumaadesse ja siis seal neil ei ole sellist süsteemi nagu meil, et siin kogutakse riided kokku ja see lähebki neil kuskile lihtsalt maapinnale ladestamisse, on ju. Et noh, mul on hea meel, et Eestisse tuleb 2 aasta pärast sinna tehas, mis hakkab seda tekstiilijäätmeid siis ümber korrastama siis. Et selline suur tehas on siia Eestisse nüüd 2 aasta pärast tulemas, aga praegu ei ole jah mitte mingit valikut, isegi meil pole võimalik ju, on võetud vastu direktiiv, et peaks kõik need tekstiilijäätmed ju liigiti koguma selle aasta algusest, aga seda omavalitsused ei ole siiamaani teinud, sellepärast et riik pole selleks andnud nagu korraldusi ja siis me maksamegi keskkonnatasusid selle pärast. Ja jah, et see on nagu väga kurb teema on see. Aga teistpidi natuke, kui igaüks panustab sinna, siis jõuab natuke vähem seda tekstiiliprügi tekitada ja annab sellele suurema väärtuse, kui inimesed vaatavad, mida nad ostavad ja mis väärtusega see algmaterjal juba on. Et jah, et ma kahjuks jah, et see on jah, see on hästi mõtlema panev teema, kui natuke kaugemale mõelda siit Eestist. Kas sa mäletad? Jah, tahad veel midagi rääkida? Et teine, miks ma nagu selleni jõudsin ka, mul see, et kui lapsed olid väiksed, siis neil hakkasid ju riided suht ruttu kasvasid välja ja siis mõtlen, mis ma nendega siis teen. Ja vaatasin, et võiks ju keegi seda teha, et eks riided nagu kohendaks ümber, aga selliseid teenuseid ei olnud üldse. Et üks teenusepakkuja, kelle ma lõpuks leidsin Saaremaalt, siis ta ütles, et jah, et see ei ole nagu, see ei ole prioriteet hetkel kellelgi on ju, et seda ei ole nagu väga, tema arvates oli see ka mõistlik teha, aga samas ta ei näinud nagu seal nii suurt väljundit, et seda edasi oleks teinud. Ta oli seda paar aastat teinud ja siis ma ka mõtlesin, et aga siis tuleb ise hakata tegema ja siis ma hakkasingi täitsa nullist õppima, kuigi ma olen finantstaustaga ja siis õppisingi, käisin erinevatel koolitustel, et õppida seda tekstiili väärtustama rohkem ja siis teada sellest enam ja siis
selle siis tulemusena tekkisidki need tekstiili väärtustavad koolitused, mis ma nüüd olen inimestele pakkunud, nii noortele kui vanadele. Et inimesed jõuaksid võib-olla rohkem neid olemasolevaid tekstiile siis taaskasutada, sest enamustel inimestel, ma arvan, on kindlasti vähemalt üks kotitäis riideid, mis võiks natuke nendele uus elu anda ja saaksid pikemalt kanda, tegelikult nad ei ole mitte midagi viga ju. Aga lihtsalt, et see pisikene asi, mis jääb tegemata on ja kuhugi pole tegelikult viia ka, sest paljud õmblejad ei taha neid võtta ka, kuna see on nii ajamahukas töö. Et see on ka selline natuke missiooniga töö on ka see. Aga samas ma näen nagu sellest suurt väärtust, kui igaüks natuke panustab ja siis jõuabki selleni. Et seda rohkem väärtustada. Ja siis oleks vähem igasuguseid tervisekahjusid ja keskkonnamõjusid ka maailmas, kui meie nii palju ei telliks. Et siin on nagu selle tööstuse juures on üldse nagu palju tekstiil on polüester ja polüestri tootmine on tegelikult hästi, võib öelda, odav ja lihtne. Ja sellepärast ongi see ümbertöötlus, samamoodi on plastikuga. Ümbertöötlus on tegelikult palju kulukam kui uute asjade tootmine. Ja sellepärast ongi see maailm läinud nagu sinna, kus pigem toodame uuesti peale ja las see siis läheb kuskile mujale, nii nagu ta läheb. Et see on nagu hästi huvitav. Kas sa mäletad sa neid natukene ka oma emotsioone, kui sa läksid esimest korda seal Hiinas ja nägid seda reostust, et mis sinu sees toimus? Juba see üllatus on ju, et sellest Euroopas sellist asja ei ole ja siis avastad seal. Kas sul oli ennem ka natukene mingisugune aimduski, mis seal võib oodata sind? No midagi oli jah, aga mitte nagu nii suurt ei olnud kindlasti. Et ma teadsin, et seal on nagu selline keskkonnateema, ma olin enne lugenud ühte raamatut Hiina kohta, onju. Aga see oli nagu kõik, et ma teadsin, et seal on kindlasti selline keskkonnateema on nagu õhus, sest sellest oli räägitud ju meedia vahendusel ka. Aga ma ei olnud nagu seda teadvustanud niimoodi. Ja samas nagu see üldse pani nagu mõtlema, et miks me nagu peame nii kaugelt neid rõivaid nagu tooma siia Eestisse, et miks me ei teeks siin kohapeal, aga siin kohapeal on kõik nii kalliks läinud, et sellepärast on kõik tööstused läinud sinna arengumaadesse siis edasi on ju. Et jah, see oli hästi selline kurb oli, et miks ei saa nagu seda kõike teha kuidagi keskkonnateadlikumalt on ju. Nagu ma pärast vaatasin erinevaid dokumentaale, et kui paljud tegelikult näiteks ma ei tea, India pered selle tõttu on kannatanud on ju, või kui palju erinevaid siis territooriume on kõrbestunud selle tõttu, et kuna see tekstiilitööstus on väga selline, seal on hästi palju kasutatakse igasuguseid keemiaprodukte on ju, et siis tegelikult ja kasutatakse hästi palju vett. Näiteks, et kui üks T-särk toota, siis selle tootmiseks, puuviljase T-särgi tootmiseks kulub 2800 kuni 3400 liitrit vett. Ehk see on ühe inimese arvestatav 12 aasta näiteks joogiveevaru. Ainult üks T-särk. Ja arvestades, et seal joogivett ju, kui sa räägid võtta jõest ja kogu sellest, kuidas see kõik läheb, siis joogivesi on juba seal ise päris haruldane kraam. Ja seal ei tohi ju juua kuskilt avalikust kohast vett, sa pead jooma ainult pudelivett põhimõtteliselt, et kui sa ei taha, et sa mingisuguse tervisehäda saad, on ju. Et see on nagu väga tähtis. Aga jah. Kas sa oled näinud multifilmi Lorax? Ei ole. Vanad su lapsed on? Mul on kõige noorem on 3, vanem on 11. Ma arvan, see on hea film, mida koos lastega vaadata. See just räägibki, kuidas me väga palju ei taha spoilida, aga kuidas ongi metsast on saanud selline linn, kus ei ole ühtegi loodust ja lõpuks nad hakkavad ka õhku põhimõtteliselt asustama. Et see on lastega just ka hea vaadata, annab nagu natuke seda perspektiivi ja väärtust. Ma soovitan. Ma olen ise seda mitu korda vaadanud, see on päris hea. Lähme selle enesearengu teekonna juurde. Kas sa Hiinas käisid enne laste sündi, on ju? 2012 ütlesid, siis oli enne laste sündi. Ja see oli enne laste sündi, jah. Et kui sa koduseks jäid ja siis hakkasid nagu mõtlema oma elu peale järgi, et mis tööd teha, räägi natuke sellest, et mis sinu sees toimus, miks sa üldse selliseid küsimusi küsima hakkasid?
mäletad sa midagi? Miks ma küsima hakkasin? no siis oli see, et mida ma ikkagist nagu elus teen, on ju, mis tööd ma teen ja nii edasi, et kust see ja nagu mulle tuleb. tekitab see nagu mõte seal, et see, et ma olen teinud nagu kogu elu kellegi teise heaks tööd, mm. onju. Ja siis tekkis, et miks ma ei võiks teha midagi iseendale ja just seda, -hmm. mis nagu kirega nagu edasi läheb, et ei ole see, et ma teen kellegi teisele, et ma tean küll, mis selle väärtus on, mis see ettevõte saab, onju, aga mis mina siis sellest saan, et ma ei näinud enam seda nagu pointi seal. Ja siis ma hakkasingi otsima, kas, et mida siis mina teha tahan, onju. Ma mäletan, et ma käisin 2019 käisin ühel sellisel tekstiilitootjate sellisel nagu kokkusaamisel. Ja mina olin seal nagu selline, kes tahtis midagi selle tekstiiliga siis teha, onju. Siis meil pandi seal kohapeal kokku siis nagu selline osaletes siis nagu töögrupp, kes pidi välja mõtlema, et mis siis sellest tekstiiliga teha, mis Eesti tekstiilitööstusel üle jääb. Ja siis meie grupp pani oma ideed kokku ja siis me võtsime selle nagu selle koolituse nagu selle mõttemängu, onju. Ja siis me saime siis Reet Tausi juures siis mentorluse. Ja siis selle raames siis ma näiteks õnnestus käia näiteks uuskasutuskeskuse sorteerimislaos. See on hästi-hästi suur angaar, kus on ainult riided kilekottide sees. Ja siis ma vaatasin, et ohoo, Eestis on ka väga palju tekstiili ja siis mis sellest saab, et kas see jõuab kõik siis ringlusesse ja poodidesse. Ja siis ma vaatasin, et väga palju ei jõua. Ja siis ma vaatasin, et mis nagu ära, seal võib olla üks plekk, üks auk ja see ei lähegi ringlusesse. Ainult sellepärast mõtlesin, et okei, et paljud inimesed ju viivad ka selle mõttega tekstiilid sinna, et see jõuaks ringlusesse, aga nad ei võta neid. Ja siis vaatasin, et okei, see probleem on väga suur veel Eestis, on ju. Et ma lootsin, et nagu, kuigi ma teadsin, ma olen näinud ka, et on nagu mõned nagu sildid pandud peal, vaata mingisugune tekstiil on mingisugune viga sees, et saate nagu ikkagist osta, aga enamasti nad ei võta neid ringlusesse, kuna neid tekstiile on väga palju, mis jõuab sinna ja neil ei ole kuskil neid panna. Ja siis ma nägin seda ja kuna see projekti raames välja töötatud see kava osaliselt nagu seda hakati tegema, kuna see juht oli nagu mitte mina, siis ma mõtlesin, et aga ma tahaks ikkagi oma asju, mis mina nagu välja mõtlesin, tahaks ka veel teha. Ja siis ma hakkasingi kirjutama äriplaani sel teemal. Ja siis ma tegingi äriplaani sellel teemal ja siis ma sain sellelt ka, kuna mind vahepeal koondati veel, siis ma saingi ettevõtluse toetuse selle teemale ja siis nii ma olengi teinud seda teemat edasi arendanud. ehk siis universum mingis määral soosis ka sul ilusti, et kus sa tööl olid, mis valdkonnas? Ma töötasin varasemalt finantsvaldkonnas erinevates suurtes korporatsioonides. Ma töötasin näiteks Hiltis ja siis DHL-is ja olen ka Maksu- ja Tolliametis töötanud. Et tegin selliseid süsteeme, põhimõtteliselt lõin, et ja siis ühes Heidelberg tsementgrupis ka. Et seal oli näiteks dokumendisüsteemid ja krediidisüsteemid nii Eestile luua kui siis Baltikumile. Et selliste süsteemide haldamine oli ja siis et kõikide riikide süsteemid saaks nagu üheks tervikuks loodud, et kõik toimiksid ühe juhtimise all ja ühtede reeglite alusel. Ja see kõik oleks nagu jätkusuutlik ka, siis ma tegin oma diplomitööd ka selle teemaga, nende teemade raames, et selline süsteemide ehitamine oli nagu selline igapäevane töö. Aga noh, teistpidi on ju ettevõtte ehitamine ka süsteem. Et selle põhjus ikka läks. Et siis nagu universum mingil määral kinkis on ju koondamise, siis tuli ettevõtlustoetus ja seesama süsteemide ehitus, kui palju sul seda on läinud nüüd oma ettevõtluses, nagu kui palju sa näed selle varasema kogemuse kasu oma ettevõtte siis haldamises? Ja see ilma selleta, ma arvan, seda ei oleks ka. Sellepärast, et need kõik teadmised, mis ma varasemalt olen saanud, need kõik olen saanud rakendada, et finantsteadmised, administratiivteadmised, müügiteadmised, maksundusteadmised, kõik lähevad nagu sinna alla. Ja noh, praegu, kui ma teen ettevõtetele, aitan siis äriplaane koostada, näiteks finantsprognoose, siis see kõik on väga otseselt seotud sellega, mis ma varaselt tegin, on ju. Et ma igapäevaselt analüüsisin seal, ma arvan, 10–20 finantsaruannet päevas nagu erinevate ettevõtete omasid üle Baltikumi ja siis andis nende ettevõtetele nende krediiti, et kas nad saaksid siis pikemat maksetähtaega.
et see oli nagu kas, hästi-hästi huvitav, hästi palju andis nagu sellist maailmapilti erinevate teemadega ettevõtete kohta ka. kas ma mõtlen, mis see küsimus oli, mis ma tahtsin. Kas sul sellel teekonnal, kui sa nagu hakkasid oma ettevõtlusega tegelema, ehk siis tulid niinimetatud sellest palgatöölt ära, on ju, ei tulnud ära, see tehti töö lihtsaks, on ju, näe, me saadame su ise minema. kas on olnud mingisuguseid selliseid väljakutseid ka mingitel hetkedel, et kus sa tunned, et noh, kas ma tegin ikka õige otsuse, kas ma ikka käin õiget teed ja tulevad need raskused ette. on sul midagi sellist ka olnud sellel teel? Nojah, võib-olla see, et kuidas nagu seda balansseerida, seda pereelu ja siis tööelu, Mm. varasemalt oli see, et ma tulin kellaaega ära, siis mul oli oma aeg oli, aga nüüd on Mhm. nii, et tihti on see ka läheb õhtusse. Et siis on, ma arvan, jah, võtta leida ka sellist asja, et kui ma olen midagi õppinud, et seda kohe praktikasse rakendada. Et mul oli nagu, ma olin selline finantsist, kes tahaks kõik asjad tahaks punktuaalselt enne paigas, kui ma midagi tegema hakkan, siis oli see ka tähtis, et ma jõuaksin enne kõik asjad ära õpitud ja siis hakkan ettevõtet tegema, onju. aga siis, kui ma jõudsin lõpuks ettevõtte asutusse, siis ma avastasin, et need paljud teadmised, mis ma olin õppinud, et need enam ei ole pädevad, sest et aeg on edasi läinud. Et pisikesed nüansid, mis näiteks turunduses olid, mis ma, okei, nüüd tuleb see uuesti hakata kõik ette võtta ja hakata järjest praktiseerima. ma, et see on ka selline teema, et tegelikult peaks ikkagi, ma arvan, tahtnud varem võib-olla alustada, oleks pidanudki, ma arvan. ma Et tahaks ma mind nagu lükkasin seda edasi. ma tahaksin korra isegi tuua kuulajate-vaatajate tähelepanu sellele, mis sa just jagasid, sest see on nii oluline mõista ja see on see, kuidas meie meel töötab enamasti, et kaitsta ennast, ütleme, läbikukkumise eest. siis ma tahan teada kõik asjad ette ära, kuidas mingi asi töötab, kuidas toimib. ja tegelikult me raiskame, ütleme, pool elust, võib-olla isegi rohkem sellest ettevalmistusele ja õpime asju, mida tegelikult vaja ei ole selleks, mis meil vaja teha on. ma toon lihtsalt näiteks T. Harv Ekeri raamatust, tal on nii lahe see mõte valmistu, tulista, sihi. mitte valmistu, sihi, tulista. või on see, et valmistu, pane pauk ära ja siis hakka sihtima. sest et ainuke viis, kuidas sa saad teada, mis teadmisi sul tegelikult vaja on see, kui sa hakkad tegutsema. siis on see, et näe, mul on nüüd seda teadmist, okei, nüüd ma võtan selle mingi kursuse, võtan selle raamatu ette, võtan selle. sest muidu on see, et sa lihtsalt ahmid seda kõike sisse, nagu sa ütlesid, isegi aeg liikus edasi, sellega, see oli juba aegunud, kogu see info, on ju. et kui sa oleks kohe tegutsema hakanud, oleks palju kiiremini jõudnud kuskile ja oleks palju vähem pidanud, ütleme, ma ei taha nagu päris öelda nagu mõttetule tegevusele, aga ta on, sest sul ei olnud otseselt seda vaja, mingit infot. et siis kõik, kes kuulavad ja Samas, ma korra lõpetan ära siis, et siis jah. mõtle, mis on see miinimum, mis sul on vaja, et alustada. mis on see miinimum, mis on vaja, et alustada, et ei pea õppima nagu kõike ära lihtsalt. hakka pihta ja siis jooksvalt tuleb täpselt see, mis sul vaja on. Ma olen päri sellega täitsa, et mul õnneks ei läinud selleks 10 aastat, et ma õppisin kõik laste kõrvalt, kolme või 4 lapse kõrvalt onju, et teistpidi ma sain nagu väga selles mõttes, mul oli see aeg oli produktiivne, aga lihtsalt ma oleks võinud varem alustada, aga samas ma kindlasti oli nagu hulga enesekindlam, kui ma alustasin, kui ma ei oleks seda nagu varasemalt selleks teinud, mis mul vaja läheb teada. et see see ongi kindlasti see andis enesekindluse pärast me õpimegi, see julgust. hirm läbi kukkuda on nagu üks suurimaid hirme meil ja siis me valmistame nagu nii palju ette kui võimalik, kõik nii detailselt kui võimalik, aga tegelikult seda ei ole otseselt vaja. aga paljud asjad said tänu sellele ka võib-olla kiiremini mingid asjad tehtud, kui ma ei oleks selle kohta, kui ma oleks kohe hakanud nagu õppima. et mul oli võib-olla see ka, et kuna ma sain seda Töötukassa seda toetust onju, siis seal oli mingi plaan oli, mis ma pidin enne ära tegema. See oli kokku lepitud nendega ja siis mul oli nagu see, et ma pean selle enne läbima, seal oli veel see, et on võimalik saada seda selles mõttes koolitusprogrammi on ju sealtpoolt, mis oli tol hetkel oli vist 2500 eurot. et siis sa said erinevaid koolitusi võtta ja see aegus nagu mingi ajaga. ja siis mul oli nagu, põhimõtteliselt oli, tol hetkel oli vist 1,5 aastat, et ma saaksin need kõik suured koolitused ka läbida, siis ma võtsingi hästi palju erinevaid koolitusi. et sellepärast ma ei ütlegi, et mul ei nagu olnud aega seda nagu praktiseerida, aga selles osas jah. et ma ei ütlegi, et nagu sina tegid midagi valesti ja lihtsalt, et ma näen seda tendentsi või trendi, et see on nii palju, eriti täna,
kui meil on peale seda lockdowni muutus meie maailm selles suhtes totaalselt, sest et asjad liikusid online ja seda infot ongi nii palju ja siis me krabame lihtsalt see väljakutse, see kursus. Ja enamusi sa ei lõpeta isegi, 80% sa võib-olla ei võta osagi, maksad ära ja paned ennast kirja ja ei jõuagi kohale üldse. Et see on see, mida mina ise näen. Fookus paika, mis on sul täna päriselt vaja, et teha järgmine samm, mis on need teadmised nüüd, on ju. Siis asi on palju lihtsam tegelikult. Aga kuidas sa selle väljakutse lahendasid? Oled sa selle tänaseks lahendanud, selle tasakaalu leidmine? Sest ettevõtjatel ongi, eriti kui sa naudid oma tegemist, siis sa võid uppuda sinna ja see on päris tihti ka läbipõlemise põhjuseid, sest et sa teed see, mis sulle meeldib ja sa unustad ennast nagu ära ja kõik muu jääb kuidagi tahaplaanile, mis tegelikult hoiab su energiat ja toob sulle selle nagu tasakaalu. Et kuidas sina selle lahendasid ja kas sa oled selle lahendanud tänaseks? Ma olen selle proovinud nagu nii teha, et kui mul ongi, ma ei tea, vabad, nädalavahetus näiteks, ma proovin olla lihtsalt perega koos, et ma tean, et mingitel päevadel, kui ma oleme siis niimoodi logistiliselt nagu abikaasaga ära jaganud, et kui mul on mingid tööasjad, siis ma teen seda ja kui on temal asjad, siis me jagame nagu, et kes on nagu lastega. Et ma proovin nagu leida seda kvaliteetaega, kindlasti aeg on kvaliteetsemaks muutunud, kui ta varem oli. Et ja ma kasutan märkmikku, panen omal kirja, mis mul on selleks päevaks teha ja ka selles mõttes panen ka sellised asjad, elementaarsed asjad, mis nagu ongi see päris elu on ju. Et siis panen sinna sellega kirja nagu, et kui ongi mingid perega üritus, siis ma planeeringi selleks ja selleks ajaks ei pane sinna tööasju vahele. Sest muidu ei saa lihtsalt. Ja mul on 14, ma naeran, need on pisikesed nagu sellest, pisikesed nagu stopperid, et ütlevad, et mul on nüüd seda vaja ja siis ma ei saagi midagi muud teha, ma teengi nendega tegelen ja võtangi reaalselt aja ja olengi nendega sellest teadlikult. Et see annab nagu hästi palju juurde. Et varem ma võib-olla mingeid asju tegin nagu nii automaatselt ei pannud tähele, aga nüüd ma kuidagi võtan seda teadlikult aja, et ma vaatan, kuidas ta räägib, kasvab, mis ta seal täna õppis, mis ta, ma ei tea, pärast koolimuljed, lasteaiamuljed on, et proovingi võtta selleks reaalselt aja, sest kui ma seda teadlikult ei tee, siis ma jälle upun sinna töösse ära. Et see kunagi ei lõppe ju. See on ka jälle hästi oluline mõte, mis sa jagasid praegu, et see pühendumine, mina nimetangi seda nagu pühendumiseks mingile asjale, et see, et ma olen lapsega koos, nagu teen temaga midagi koos, see ei tähenda kohe seda, et ma pühendun lapsega koos olemisele. Võib-olla istun vahepeal telefonis, mõtlen oma töömõtteid, et sa ütlesid, et sa võtad aja ja oled nagu kohal, just see kohalolu ongi. Ja mõtle, kui palju sa tegelikult võidad, see ei ole nagu sinu suhtes, vaid üldse kõik siis, et kui palju sa tegelikult võidad, kui sa keskendud tööle 100%, kas või pool tundi, siis lastele pool tundi, versus see, et sa oled 1,5 tundi töö ja laste vahel. Ei võida lapsed, ei võida töö ja ise oled ka palju rohkem stressis. Et see kohalolu igas tegevuses on nagu hästi-hästi oluline. Aga lähme siit natuke sinu tegevuste juurde. Ma saan aru, et see taaskasutuse teema sind väga kõnetab ja see on see sinu hingekutse, võiks siis öelda, et sa näed, et see vajab muutmist, see vajab tähelepanu. Kas on midagi veel lisaks sellele, mis sind täna särama paneb, et mis sinu tegevusi siis, mis su aega täidab? Jah, eks mul ongi niimoodi, et mul on põhimõtteliselt nagu 3 valdkonna vahel praegu, et mul on siis need tekstiiliga seotud redisainimine on ju. Siis ma sellega käin ka 2 päeval teen uuskasutuskeskuses siis tekstiili redisainimisteenust osutan, et kus kliendid saavad tulla ja siis paljud ei taha ise teha, siis ma teen ise, et mis neil siis soovid on vastavalt nendele ja siis need õnnelikud kliendid, kes ära lähevad, siis on aga peab minust silma ka särama. Et kellel on, kes tulevad ja pärast, oi, ma sain juba jälle mitu päeva käia selle oma vana armsa kampsuniga näiteks on ju, või jopega, et seisis mul, ma ei tea, 2 kuud nagu kapis, et ei kasutanud on ju, et see on nagu nii äge, et inimesed nagu väärtustavad seda ja siis lisaks mu pere on ju, et ilma nagu selle pere toetusest selle positiivse õhkkonnata ei saakski siin, ma arvan, midagi teha, et see on ka hästi tähtis. Et kuna ja siis kolmas teema, mis mind ka nagu hästi paelub praegu, on siis see projektijuhtimise
teenus, mis ma teen ühele Eesti ettevõttele, kellel on nagu teadlased on välja mõelnud siis suitsukaaste puhastamise tehnoloogia, mis puhastab siis kõik õhku läinud siis tossu põhimõtteliselt. Et on selline innovaatiline tehnoloogia, et siis sellega on ka selline, paneb mind, et ma võin sellest, et ma 2 aastat tagasi ei arvanud mitte midagi, õppisin ise selgeks selle tehnoloogia, kogu need tehnoloogilised terminid, mis valdkonnades on hästi-hästi spetsiifiline, aga hästi-hästi põnev teema on ka, mis mind nagu paelub ja mis nagu ka keskkonnaga on otseselt seotud. Ma tulen korra, Ja küsin siia täpsustava. Kas projektihaldus ise kõnetab sind või ainult konkreetselt selle ettevõttega projektihaldus? no, selle ettega selles mõttes, et see on keskkonnaga seotud, on ju, otseselt, aga projekti juhtimine jah, üldiselt jah, et mulle meeldib see, et ma saan, kui ma teen ka teistele ettevõtetele projektijuhtimisteenust, on ju, kas siis näiteks äriplaanide kirjutamise näol, kas ma neid mentordan või aitan kirjutada, on ju, või finantsprognoose koostada, siis see ka hästi palju mind kõnetab, sest mulle finantsid siiamaani väga meeldivad. Ja nii ka Excelis tegemine, et tegelikult ma vahest mõtlengi, et kuidas on ühes inimeses nii meeldivad finantsid ja kuidas sinna loovuspool ka, et ma varem arvasin, et pigem olen ainult selline pigem finantside poole kaldu kui üldse selle loovuse poole. Kuigi ma tegelikult olen ka varasemalt õppinud kunstikoolis, on ju, päris mitu aastat. Aga kui ma nagu näen oma näiteks last, kes joonistab täitsa vaba käega selliseid pilte, et mina selliseid joonistanud kunagi, sest tal lihtsalt on see loovus kuidagi nii vabalt jookseb, on ju. Mina olin selline, kes hästi selline umbes, et iga 100 sentimeeter peab olema nii nagu pillil ette joonistatud, mitte see, et ma ise oleks mõelnud seda või omast peast joonistaks loomi või linde või sellisest. Ja see on nagu hästi-hästi äge nagu näha, et kuidas nagu see keskkond sind mõjutab, kuidas ta nagu paika paneb, et tihti mul on hästi palju sellist keskkonnamõjutust ka kindlasti olnud, et lapsepõlvest tulnud ja mida ma nagu oma lastel võib-olla proovin nagu kuidagi teistmoodi vabamalt suunata, et nad ise areneksid ja teeksid seda, mis neile tõesti meeldib. Et see on jah selline. Joonistamine on üks loovusvorm ja kunst on ju, sest loovus on tegelikult ju ka näiteks võtame muusika, luuletamine, seesama käsitöö on puhas loov, et minul samamoodi. Ma joonistada ei oska absoluutselt, aga ma võin nimetada ka ennast loovaks inimeseks, mulle meeldib ka luua. Koolitused, videod, asjad, see on ka loomine, see kõik on loomeprotsess. Et see on nagu, jah, huvitav. Mul on selline huvitav küsimus sulle. Mitu korda ma huvitav ütlesin praegu 1 minuti jooksul? Kes luges ära? Mul on üks huvitav küsimus sulle selle projektihalduse puhul. Kui tugevalt on sinu projektide valikud, ütleme ettevõtete valikud seotud või siis lähtuvalt sinu väärtustest, et kui kergelt sa lähed, näiteks tuleb sulle mõni ettevõte, kes teeb midagi sellist, mis ei lähe sinu väärtustega näiteks vastuollu, aga maksab sulle ilge suure papi selle eest. Kas sa läheksid seda tegema, mis tunded sinu sees tekivad? Mul ei ole sellist ettevõtet tulnud veel, aga ma pigem. See ongi hea mängida praegu nagu, et mis sinu sees toimub. See on nagu kui ma nagu mõtlen mõnele mingi tuntud ettevõttele, ma ei tea, kes on alkoholi või tubakaga seotud, on ju, siis see bränd võib-olla kõnetaks mind, on ju, aga tegelikult ma mõtlen, kas ma oleksin rahul sellega, mis ma nagu teeksin seoses inimese tervise ja keskkonnaga seotud. Ma ei tea, ma ei ole seal olukorras olnud. Tegelikult oleneb vaata pakkumisest ka kindlasti. Aga ma praegu pigem olen valinud neid ettevõtteid selle teemaga, et mul ei oleks ühtegi ettevõtet, kes oleks samast valdkonnast, et ma saaksingi kogu selle energia sellele konkreetsele ettevõttele panustada, on ju. Ja siis ise ka õppida selle raames, et kuhu veel nagu see ettevõte võiks võib-olla oma ressursse suunata, et ta saaks selle veel parema projekti, on ju. Et mul nagu meeldivad just sellised väljakutsed, et need oleks nagu mul enda ka huvitav teha, mitte see, et raha pärast, et see asi nagu jah, et see teema nagu peab ka mind ennast kõnetama. Ja siit ma lähekski kohe nagu edasi, et kes on sinu ideaalne siis klient selles just valdkonnas, nagu ma aru saan, see suund võiks olla ikkagi keskkonna heaoluga seotud, on ju, mingil määral, sest see on see, mis sind nagu täiega kõnetab, aga on sul veel mingisuguseid tingimusi või siis mõtteid, et kuidas see inimene teab, et tema on just õige inimene sinu juurde tulema?
peab ise olema ka see, kes tahab nagu ise tahab nagu areneda, no selle ettevõttega onju, või siis oma, ma ei tea, tekstiiliprojektidega, et tal peab endal ka olema mingi visioon sellest, et siis saan mina teda edasi aidata. aga kui tema ütleb, et vot mul on see asi, ma tahan seda asja, tahan sealt raha saada sealt onju, aga tal endal seda suurt eesmärki ei ole, miks ta seda tahab, oma seda miks ei ole, et siis ma ei saa teda ju ennast ka aidata, siis on see, et ma pean teda ise nagu kogu aeg tagant nagu sunnivad, kuule, mul on vaja seda, et ta peaks nagu ise leidma selle, et miks on tal vaja seda. ja siis tal on endal see suurem motivatsioon ja koostöös me leiame ju veel parema tulemuse, kui tema algul veel mõtles. et see on nagu hästi tähtis, et võib-olla see ka, et tihti need ettevõtted nagu mõtlevad, et seda on nii kerge nagu kirjutada, aga kui nad ei oska täpselt ja on endal see visioon paika pandud või oma eesmärgid, siis on nagu väga raske ka selle projekti juhil seda visiooni nagu edasi viia. et sa võid siin leida nagu neid lahendusi, aga samas peab nagu tulema ettevõtja poolt ka piisav see noh, motivatsioon, et seda nagu teha ühtepidi, et see jõuaks nagu ka kuhugi, et miks tal seda vaja on, mis ressursid tal on ja kõik muu, et see oleks nagu noh, kõik nagu läheks kokku. et siin vahest võib tekkida sellised käärid ka, et on hästi suured ootused on ju, aga teistpidi, kui ise nagu ei panusta, siis ei jõuagi sellega kuhugi nagu ka. või et jah, tihti on see ajakulu on ka, et kui on nagu noh, et arvatakse, et seda ei ole nagu, et kuna see iga projekt on ju täiesti erilise teemaga, et ja sellepärast ma ei ole ka valinud nagu teise sama valdkonna ettevõtet, et kes teeks, kellele nagu projekti teha, et nad peavad olema ikka täiesti erinevad teemad ka. et no muidu noh, eks mõned projekti kirjutavad ka nii, et on sama teema ja kirjutavad järjest samasuguseid projekte onju. aga siis kuidas eristuda siis erinevate toetusmeetmete näol, siis on nagu natuke raskem seda juba teha. et peakski see unikaalsus ja ainulaadsus ikkagi säilima iga ettevõtte puhul ka. kuigi noh, mingid süsteemid võivad olla ka täiesti nagu samad ka ühel ettevõttel ja teisel onju. et see ongi selline, eks siin noh, palju tuleb nagu koostöö on tähtis. et jõuaks et oleks koostöö, arusaamine, ühtsete eesmärkide poole püüdmine. et siis leiab alati selle lahenduse, mis on täpselt selle ettevõtte jaoks kõige sobivam. kui tahaks selle projektihalduse kohta kohe veel ühe küsimuse küsida, siis võtame otsad kokku ka. Mis on see algpunkt näiteks, kus sa tunned, et sa saad kõige rohkem aidata inimest, et kus ta nagu ütleme, toome näite, et ongi ettevõtlusega, tahab tegelema hakata või tegeleb juba, et mis on see punkt, kus ta on see kõige magusam sinu jaoks ja kuhu sa ta viid? mis on see lõpptulemus, kuhu sa ta viid? näiteks, kui näiteks on kui ma võtan näiteks eraisikuna onju, et kui üks eraisik ütleme, et on töötu onju, tal on mingi idee, mis ta tahaks teha, tal ei ole selleks nagu endal piisavalt ressursse onju, aga tal on nagu noh, peas on paigas, et vot tahaks seda teha onju. ja siis noh, näiteks oleks võimalik näiteks Töötukassast saada siis toetust sellele, et ta saaks oma ettevõtte alustada onju. ja ta saaks oma näiteks need põhivarad ja vahendid osta selle raha eest ja ülejäänud tuleks siis jooksvalt siis klientidelt onju. et siis saaks aidata selle äriplaani koostamisel. või siis näiteks, kui ettevõte on siis mingis etapis näiteks, et ta ütleb, et ta tahaks oma tootmist suurendada, onju, ta oleks vaja sinna ettevõttesse töötajaid ka juurde, onju, et see on võimalik näiteks läbi EIS-i või siis KIK projektides on Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu erinevaid siis toetusmeetmeid, onju. seal on vastavad tingimused, siis tuleks vaadata, et mida ta täpselt soovib, onju, ja kuidas selle nagu leiab siis õige väljundi sellele konkreetsele ettevõttele, sest neid erinevaid programme on päris palju ja see oleneb ettevõtte valdkonnast ka. aga hästi palju on praegu kestlikkusele suunatud ja erinevaid tehnoloogia arendamisega suunatud projekte on ka päris palju praegu. või siis näiteks, et paljud Eesti ettevõtjad on ju, et tegutsevad siin Eestis väga hästi, aga nad ei taha nagu välisturgudele minna, tegelikult on olemas erinevad eksporditoetused, mida saaks ka lihtsalt nagu kasutada. et leida neid väljundeid nagu ettevõtetele, nad jõuaksid järgmise sammu edasi astuda. okei. Ehk siis nagu ma õigesti aru saan, et kui inimene või ettevõte, projekt, mis iganes on,
tal oleks vaja järgmisteks sammudeks siis selgust ja sa aitad ka leida rahastust sellele, kui tal oleks vaja nagu järgmiste sammude jaoks rahastust, kuskohast seda rahastust leida ja nii edasi. Sain ma õigesti aru? jah, okei okay,, jah. väga hea. No või vahest võivad ettevõtted jääda ka sellega taha, et on nagu see, noh, võivad visiooni kõik paika panna, kõik nagu selles endas, selle äriplaani osa paika kirjutada, onju, aga ei oska näiteks finantsidega edasi minna. Et siis ma näiteks aitaks selle finantsid poole talle kokku panna, et see tekstiline osa pluss see arvude osa saaks omavahel ühtlustuma. Et see on ka nagu väga tähtis nende projektide puhul. okei okay,. Et seal on vaja eelarvet panna paika ja kõik muu sellega seonduv. Aga jah, meil ongi, meie saateaeg on põhimõtteliselt otsa saanud, mul on viimased küsimused sulle. Mis sa näed, sa võid mõlemas valdkonnas tuua, üks on siis see tekstiili, ütleme siis taaskasutuselevõtt ja teine võib-olla projektihaldus ja ettevõtluse edendamine. Kus sa näed ennast või mis on sinu suur visioon nii sulle kui maailmale? Ma arvan, seal mõlema teema puhul on kindlasti see keskkonnahoid ühtepidi, et inimesed väärtustaksid rohkem olemasolevat tekstiili. Ja sellega seoses on mul ka praegu üks selline koostöö pakkumine, mis edaspidi äkki kuulete, et kuidas jõuda maailmas rohkemate inimesteni, kes väärtustaksid oma tekstiili, on ju, ja teeksid neid natuke ümber. Ja siis teine projekt on see, et inimeste suitsugaaside puhastamise tehnoloogiaga või siis üldse nende projektidega, et need ettevõtted areneksid edasi ja jõuaks ka väljaspool Eestit. Et siis arendaks ka Eesti majandust näiteks, on ju. Ja selle keskkonnaprojektiga seoses, milles ma praegu tegev olen, siis sellega, et maailmas oleks puhtam õhk ja inimese tervis selle tõttu paraneks. Et see on nagu täitsa, nad on reaalselt nagu täiesti seotud teemad, et selle siis Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on siis umbes 20% üldse nendest tervisekahjudest põhjustudki sellest meie saastunud õhust maailmas. Et kui palju võiks olla rohkem tervemaid inimesi. Vesi, õhk on nagu väga... ja see on päris karm. Kust inimesed sinu tegemistega kursis saavad olla, kus kohas? Mul seoses projektijuhtimisega ei ole ühtegi lehte, aga seoses tekstiiliga saab Loovhoov, / disainihoov OÜ Facebookis ja Instagramis leiab mind või nime järgi ka. Ja mulle võib kirjutada siis meilile, on ka olemas ja või helistada, et julgelt küsida, et kui mingid mured on, et tihti nii ei taheta nagu küsida edasi, aga samas hästi palju infot ma võin ka niisama nagu edasi aidata järgmisele mingisuguse info otsimisele, siis et julgelt võtke ühendust. Pärast jagama neid linke seal kommentaariumis ka, siis inimesed leiavad üles kohe. Läheks korra selle tekstiili, et viimane küsimus siia. Et mis oleks sinu soovitus inimestele, kel ongi võib-olla kogu nende aja jooksul hästi palju siis riideid ja neil ei ole nagu, sest tihti on inimestel ka see emotsionaalne side mingi riidega ja ma ei taha seda ära viia, ära anda, ära müüa ja hoian kinni, kuigi ei ole juba 5 aastat võib-olla kandnud midagi. Et mis oleks sinu soovitus inimestele, kellel on kuhjunud juba neid asju kapis, aga noh, ei raatsi ära viia ja kanda? Sealt peakski tegema tegelikult siis vaatama, et mis tal tegelikult vaja ka läheb, on ju, et teistpidi need, mis tal on nagu armsad, need jätta alles ja vaadata, kas neid saab kuidagi ümber disainida ja tehagi sellest mingi armas ese, uus ese. Ja ta tõesti kannab, et ta ei seisa seal kapis. Ja siis on ju igasugused selles mõttes meist mitte olenevad tingimused, mis põhjustavad selle riide kulumist on ju, ja kahjustamist. Et ma pigem soovitan leida mingi tegija, kes siis väärtustab seda ja aitab sellele uue elule. No, igasuguseid kodutekstiile saab need teha vanadest armsatest asjadest või omale mõne uue vahva, ma ei tea, pleedi või mingi kasuka või jope või neid on nii palju ideid tegelikult, kui inimestel on nagu armsaid asju ja ma näen, kui palju nagu õnneks ka tehakse. Et alati nagu tasub ikkagi uurida, et kas keegi teeb, et kindlasti ja teine variant on ka näiteks mul tuleb selline
veebi teel disaini meistriklass on ju, et kus inimesed saavad veebi teel õppidagi, et mida nad saavadki teha nende riietega. Et kas selline sul on oma praktiline, et ei leht? pea kuhugi. Mul on jah, kui seal Facebooki kodulehel või Facebooki lehel on olemas info. Jah, ma mõtlesin tegelikult teist küsimust see ka, aga kas on ka mingeid näidiseid näha, et mis on juba tehtud tööd, et inimesed saavad näha ka, ja missugune see välja seal näeb, ja kui sa Facebookis oled on riiet, olemas küll jah, et et milline see välja näeb, kui riietele on antud uus disain ja uus elu. jah, ma paljusid ei ole saanud panna välja, sest mõned on klientide omad, Mm, aga mingid sellised, mis on luba, need ma olen pannud, et mulle tegelikult meeldib hästi selline lihtne disain, aga samas annab hästi palju teha ka vastavalt kellegi loomingule, mis antakse ette. mm. Et on olemas küll jah, selline jah, Facebookist leiab mind. Okei, aga sinuga oli tore vestelda, jälle väga nagu teistsugune teema hoopis, mis me oleme siin varasemalt jaganud ja samas nii oluline teema, see keskkond. just see, et kuidas me kasutame oma igapäevaseid asju. korraks lõpuks lihtsalt üks enda mõte, ma vaatasin, et paastumisel tavaliselt räägitakse seda, et paastumisel on nagu mõju tervisele, siis ma avastasin, see on keskkonnale ka. sest et prügikast lihtsalt ei täienenud, kui mingi 5 päeva sa ei söö mitte midagi, sest et kui sa sööd, sealt tuleb nii palju kraami kogu aeg, asjad, mis on pakitud kuskile sisse ja seda biojäätmeid ja kõike tuleb muudkui. aga kui sa ei söönud, siis ma mõtlesin, issand, prügikast ei lähegi täis, jumala äge. ehk siis paastamine on ka keskkonnasõbralik, mitte ainult siis kehale hea. aga jah, oli sinuga tore vestelda, et soovin edu sulle sinu tegemistes ja et see teadlikkus jõuaks inimestele järjest rohkem kohale, see keskkonnasõbralikkus ja teadlikkus, et me elame siin maal mitte ainult endale, vaid ka tegelikult järgmised põlvkonnad peavad suutma siin elada täisväärtuslikku elu. aitäh sulle ja edu! Aitäh! ja aitäh kõikidele vaatajatele-kuulajatele ka. näeme järgmine kord. Tšau-tšau!